Ta valmistus oma elus suurimaks hetkeks, emaks saamiseks, kuni ta kohtus kellegagi, kes tahtis temalt kõik ära võtta. Ma ütlesin sulle, kust veri tuli. Ei, aga ma küsin, kas peale platsenta veri on Jamie veri ka sinu autos, sest kui on, siis me leiame selle. See on juhtum, mis šokeerib endiselt kogenud detektiive, mitte ainult oma kalkuleeritud ja mõeldamatu julmuse tõttu, vaid ka sellepärast, kui kaugele oli keegi valmis minema, et saada, mida ta tahtis. Beebi, kelle sa haiglasse tõid, on umbes sama vana. Olgu me ütlesime, et see oli koi. See on umbes 35-36 nädalat, täpselt nagu Jamie beebi. Mina olen Elisabeth Milner ja tere tulemast sellel episoodil Female Criminals. Bowling Green, Kentucky. Seal kohtume selle nädala naiskurjategija Kathy Michelle Coyga. Kathy Coy elu polnud sugugi ideaalne. Tal on olnud seksuaalse väärkohtlemise ja vaimse haiguse ajalugu. Ta on 2 korda lahutatud, kuid perekond tähendab talle endiselt kõike ja ta soovib peret suurendada. Kuid 2011 aasta alguses olevat tal olnud raseduse katkemine. See raseduse katkemine näib Kathyt laastavat. Ta tõesti soovib last saada. Kathy on juba 2 teismelise ema, kuid tema arvates pole tema pere veel täielik ja ta on valmis tegema kõik, et see juhtuks. Kohtus tunnistati, et Kathy pöördus alguses oma laste poole, et nad aitaksid tal beebi varastamise plaanis. 2011 aasta aprillis pöördus ta oma 13-aastase tütre poole, et too aitaks tal beebit röövida. Kathy tütar keeldub kategooriliselt selles plaanis osalemast. Nii et Kathy teed näo, nagu oleks see olnud nali. Seejärel tõi ta selle nalja uuesti jutuks oma 14-aastasele pojale. Seekord küsis ta aga pojalt, kas too aitaks tal mõrva toime panna. Ka 14-aastane poeg keeldub, nii et Kathy ei too seda teemat enam üles, vähemalt mitte oma lastele. Aga ta tahab ikkagi oma plaani ellu viia. Kathy läheb Facebooki, kus ta saab sõbraks ühe naisega, 21-aastase Jamie Stice'iga. Siin on see, mida me Jamie Stice'i kohta teame. Warreni maakond Kentucky osariigis on alati olnud tema kodu. Väidetavalt oli ta aktiivne oma kirikus, ta töötas lapsehoidjana. Ja 2011 aasta aprilliks ootas ta last. Kathy võtab Jamie'ga ühendust teeseldes, et on samuti lapseootel ema. Ja nad vahetavad nädalaid Facebooki sõnumeid. Neid lähendavad nende rasedused. 2011 aasta 13. aprillil annab Kathy Jamie'le lubaduse. Ta tahab Jamie't aidata, ühendades ta ettevõttega, mis pakub tasuta mähkmeid ja beebiriideid. Jamie võtab Kathy selle väga kena pakkumise vastu. See saab olema nende esimene kohtumine päriselus. Kathy võtab Jamie oma autoga peale ja nad lähevad beebitarbeid hankima, kuid ainult üks neist naaseb. Hiljem samal päeval jõuab Kathy ühe sõbra koju ja ta on paanikas. Kathy ütleb oma sõbrale, et ta just sünnitas lapse. Kui Kaati jõuab oma sõbra koju, on ta verine, tal pole pükse jalas ja ta istub platsenta peal, samal ajal kui tema beebi on kaetud rohuga. Kaati seletab, et ta sünnitas just tee ääres. Kaati sõbranna Shelly kutsub kiirabi ja Kaati viiakse kiiresti haiglasse. Kui teda haiglas uuritakse, muutuvad arstid kahtlustavaks. Tundub, et Kaatil pole ühtegi füüsilist märki, mis viitaks sellele, et ta just sünnitas selle lapse. Haigla personal muutub veelgi murelikumaks, kui Kaati toob kaasa emaka, munasarjad ja platsenta, mille küljes on veel nabanöör. Need siseorganid kuuluvad kellelegi, kuid on selge, et need ei kuulu Kaatile. Seetõttu kutsutakse politsei ja ta võetakse vahi alla. Kathy nõustub, et Kentucky osariigi politsei kuulab ta üle, kuid ta on juba ettevaatlik. Palun ära selgita seda. Ma ei tee seda. Sellepärast ma võtsin pidaa sinu asja. Olgu, kas me saame praegu kokkuleppe teha? Teeme kokkuleppe, eks. Nüüd kuula mind. Lepime kokku. Oota hetk, sa ei ähvarda enam lapsi, ei. Enam mitte. Tule siia. Lepime kokku. Kuula mind. Aga sa ei tohi ka häält tõsta. Kas saad aru? Kas sa saad aru? Lase mul lihtsalt seda öelda, Käti. Kas sa saad aru? Siin toimub palju emotsioone, eks? Jah, ma saan aru. Ja nüüd on Jamie kadunud ja mind süüdistatakse. Jamie Stice'ist pole tunde midagi kuulda ega näha olnud. Tema pere on väga mures, eriti kuna Jamie on oma 3. trimestris. Tunnistajad ütlevad politseile, et viimane inimene, keda nad nägid Jamie'ga koos, oli Kathy Coy. Aga Kathy ütleb, et tal pole aimugi, kus Jamie on. Ta selgitab, et viimane inimene, keda ta nägi Jamie'ga koos, oli inimene nimega Mike. Tal on mustass, mis alati kaldub küljele. Mike? Mike, kes? Ma ei tea tema perekonna nime. Ta on Kitty.
Hiti? Ta ei tarvitanud selleks narkootikume, ma tean seda. alustame uuesti, eks? Olgu. Nüüd alustame algusest peale, sest me saame selle koos korda, eks? Olgu. Ta ärkas kell 4:30, ta ei anna alla. Aga äratas ka nõbu üles, eks? Tõusis üles, pani tule põlema, ajas oma asjad ära ja siis lahkus. Okei, sa äratasid ta kell 4:30 üles ja läksid siis tagasi magama, eks? Jah. Okei, nii et kell 7:30 sinu poeg, kui vana su poeg jälle on? 14. 14-aastane poeg äratab sind üles. Ja mis siis juhtus? Ma ütlesin talle, et minust poleks mingit kasu. Ta ütles, et ma olin oksendanud ja olin sellises seisus ja kõik. Noh. Las ma küsin selle kohta. Sa oksendasid ja sul oli kõhulahtisus, eks? Kas see oli närvidest? Jah, sest ma teadsin, mida ma teen. Õige. Mõlemaga. Nii et sa teadsid, et see, mida sa tegid, oli vale. Ma tahan öelda, et sa said aru, et see, mida sa tegid, oli vale. Nii et sul on südametunnistus. Mul oli. Uurijad peavad välja selgitama, kust laps pärineb. Haiglas väidab Kathy, et ta sünnitas selle lapse ja paneb talle nimeks Caden. Kuid ülekuulamise ajal muutub lugu. Ta väidab, et ostis lapse mingilt naiselt nimega Ashley. Ma tõesti ostsin selle lapse. Olgu. Nüüd, ma ütlesin teile juba varem. Ashley ei tea, millal sina. Ma ütlesin kaptenile. Ma rääkisin. Kellegagi. Kathy, Ashley teab, kus mu lapsed koolis käivad. Ta teab, et ma olen beebile asju ostnud. Ta räägib mulle isegi detaile. Sa mõtled, et ta on sind jälitanud? Noh, ta räägib mulle, kus ma olen käinud. Ta teab, millises koolis mu lapsed käivad. Ja ta ütleb mulle, et ära jama sellega, et... Olgu. Õige. Ma saan aru, mida sa mõtled. Noh, mida ma öelda tahan on see, et laps on Jamie oma. Laps on Jammi oma. Jah, laps on Jammi oma. See on Jammi laps, eks? Ja mida ma ütlen, eks? Jamie oli seal majas koos Mike'iga ja ühe noore pika kutiga, kes oli temaga. Kuidas see noor pikk kutt välja nägi? Ta kutsus, eks, seda naist litsiks. Ma võin nüüd ka teda litsiks kutsuda. Nad olid niimoodi koos ja siis läksid niimoodi lahku. Neid oli 2 musta pikabi tagaosas. Urija palub Katil oma lugu veel kord rääkida, aga aeg on väga oluline. Kui on mingigi lootus Jamie elusat leida, arvavad uurijad, et Kati võib olla võtmetähtsusega. See on sama suurusega. Täpselt seal. Ja ta oli umbes 30 nädalat rase. Ta oli kodus. Seal oli ka Mike. Aga ta päästis oma perekonda. Ma lahkusin sellest majast. Olgu, kuula seda muidugi, aga praegu me muretseme tema pärast. Ta on kadunud. Meil on küsimused, millele peame selles uurimises vastused leidma. Ja üks suur küsimus on nüüd see, kes on selle lapse ema, kes sul on? Olgu, las ma räägin kõigepealt ja siis lasen sul rääkida. Olgu, teine küsimus on, kus on Jamie? Tema pere on tema pärast mures. Meie oleme tema pärast mures, me oleme tema lapse pärast mures. Ma tahaksin teada, mida öelda. Kuula. Me oleme tema lapse pärast mures. Olgu, ja sellepärast ongi kõik väga emotsionaalsed, sest me tõesti muretseme, kus ta on ja kus tema laps on. Kuidas sa tead kodu kohta? Õige. Õige. Nüüd, ja siin on veel üks asi. Teine asi on see, et ta oli umbes 35 või 36 nädalat rase, eks? Noh, mul pole aimugi, kuidas sellest kinni hoida. Ma ei teadnud, et ta sellele mõtles. Nii et siin on probleem, Kati. Beebi, kelle sa haiglasse tõi, on umbes sama vana. Okei, mulle öeldi, et see oli tussu. See on umbes 35-36 nädalat, täpselt nagu Jamie beebi. Okei, mulle öeldi, et see on peale tükkiv. Okei, nüüd kuula, meil on veel üks probleem, eks. Sa nägid teda täna ja ta on kadunud olnud umbes kella 10:30 hommikul, okei. Tema laps on kadunud, tema perekond on tema pärast mures. Kas sa kujutad ette? Ma süüdistan teda. Jah, ma ei suuda ette kujutada. Kas sa kujutad ette? Ma lähen välja, ma lähen tänavatele ja igale poole mujale, otsin kõik läbi. Aga tead mis? Sellel beebil, kelle sa haiglasse tõid, on nüüd ema, kes muretseb. Ma tean. Või veel hullem, okei? Ma olen sellest täiesti teadlik.
kujuta ette, kui sa ei teaks, kus need lapsed seal on või mis nendega juhtus. ma pöörasin selle tahvli pahupidi. täpselt ja just seda me teeme. ja mina ja Jenny, me oleme nii sarnased, sellepärast ma ei tahagi. Olgu, ma saan aru, aga me peame ka teada saama, mis juhtus Jamie'ga ja me peame teada saama, kes see beebi oli. ma tahaksin teada, mida ta ütles, sest ta oli majas, on see nii? see beebi, kelle sa haiglasse tõid, saab olema Jamie beebi. Pole aimugi, sellepärast ma üritangi sulle öelda. kuidas sul pole aimugi, kuidas see võimalik on, et sul pole aimugi, kui see oli Jamie beebi? Käti kinnitab, et ta ei varja midagi. Ta palus isegi valedetektori testi, et tõestada, et räägib tõtt. nüüd kuula mind, Olgu. Nad on niikuinii oma issiga. sa pead mõtlema oma lastele, aga sa pead mõtlema ka selle väikese beebi emale. ma mõtlengi, ma olen tema pärast mures. õige. samuti, eks. aga mida ma ütlen, on see, et selle beebi ema on kuskil väljas ja tal ei ole oma last, kui ta on veel elus. ja sa ei arva, et see beebi... ma ei ole midagi teinud, okei. aga kuula mind, aga keegi on ju teinud, eks? sa said selle lapse kelleltki. ma sain lapse Ashley käest. aga mida ma öelda tahan, on... ma olen teid juba palunud, et te annaksite mulle polügraafi testi. Nad ei taha mulle seda teha. me ei saa seda täna õhtul teha. me saame selle korraldada ja teeme seda, eks? aga täna õhtul me ei saa. mida polügraaf meile näitab? mida see meile näitab, kui küsitakse selle lapse kohta? kui me küsime sinult, kas see laps on Jääni oma, mida polügraaf näitab? mida sa ütled? ma ütlen... ma ei teadnud midagi enne, kui olin autos. ma ei tea. ma ei tea. aga sa noogutad ju küll. sa arvad, et on võimalik, et see laps on Jamie oma? ma ei usu seda, aga... kui detektiivid küsitlevad Katit, otsivad teised politseinikud tema autot läbi ja vaatavad tema sotsiaalmeediat. Otsitakse kõiki võimalikke tõendeid. Nad keskenduvad nüüd sellele Ashley tegelasele, lootes, et fotorivi aitab Katie midagi meenutada. vaata igaüht eraldi. ei, midagi sellist veel ei olnud. ta hoidis beebit näo juures, aga see ei ole tema. keegi mitte. keegi mitte, ei, ta sai surma, tal on väiksem mina ja nii, aga see, oh Jeesus, kutsikas niimoodi. Nüüd. sa teed seda kiiresti, ma tahan, et sa vaataksid igaüht eraldi. ei, see ei ole tema, see ei ole tema, see ei ole tema, see ei ole tema, see on tema moodi, okei. hästi. sinna ma lähen, seda ma tahan, et sa vaataksid, eks. siin on see, mida me temalt saame. ta on selline veidi imal. ta läheb välja veel väiksemana kui see. ta on tugevam, tal on sellised suured juuksed ja... kas tema juuksed näevad ka umbes sellised välja? kas tema juuksed näevad nii välja? jah, vaata seda värvi ja tal on sellised kohevad riided ja kõik muu. Näeb välja nagu mingi halb pungi stiil. okei, oota natuke, ma tulen kohe tagasi sinu juurde. okei. Lihtsalt ootasin. kui Käti ootab, et detektiiv tagasi tuleks, haarab teda mingi tunne. Ta muutub väga emotsionaalseks, vaadates enda ette jäetud fotosid. mina armastan sind ka. ma lihtsalt ei tahtnud seda kaotada. aga palun ära lahuta mind mu lapsest. palun sind, palun ära lahuta mind mu lapsest. ma armastan sind. armastan küll, Kalli. ma armastan teid kõiki. ära nii kaua.
miks kurat pidin ma seda beebit mängima? Mõni minut hiljem tulevad detektiivid tagasi, et teha tõenduseks fotosid, et dokumenteerida võimalikke vigastusi või hiljutisi jälgi tema kehal. Kui Käti tõesti varastas selle beebi, siis on võimalik, et see, kellel ta selle varastas, võitles vastu. Aga Käti tahab olla samm eespool kõigest, mida nad võivad leida. See on IBM-i jaoks. ma tean, Välis, ma tean. Püsime rahulikud. kas on korras? Hästi. siin on, mida ma teen. ma kutsun siia ühe teise politseiniku. ta on kapten ja ta tuleb siia ning hakkab lugema. Ma pean sinuga rääkima, Spooky, autost. Olgu. See veri, mis autos on Priscilla juhtumist, eks? Õige, see ei ole kellegi ega millegi muu veri. Ja kui sa seda võrdled, siis see on sellest juhtumist, eks? Hästi. Keiden oli Blueberba käigus pikali, kui ma siia jõudsin. Hästi. võta istet, ma tulen kohe tagasi sinu juurde. Sellepärast need väikesed verepiisad seal all, nagu seal, kus see kott tuli, koos tsigiveiga. Hästi. Ja siis, kui ma jõudsin Shelly majja, panin ma selle koti asja endale peale, et veri mulle peale saaks. olgu, Keiden oli nimi, mille sa kavatsesid oma lapsele panna, enne kui sa jõuad Kerri juurde. kas see on õige? Kas see on nii? Pane toru ära, võta vastu. Olgu. Hästi. Ja mulle ei meeldi seda teemaks võtta, eks? Aga sa tead... See on midagi Evaniga seotud. Kes see on? Las ma lähen räägin sellest. Oktoobri lõpus. Olgu. Hästi. See on Katariina Rosinski, eks? Noh, hoolitsege, et mu lapsed oleksid korras. Kas te lasete mul oma lapsi näha? Jah, ma luban sulle, et me teeme seda, eks? kus su lapsed on? Ma ei tea, nad ootavad ikka veel haiglas. Mis on? Ma rääkisin täna sinu abikaasaga. Lihtsalt hoolitse selle eest, et mu abikaasa ja mu lapsed need kätte saaksid. Kas sa ei hoia seda enda käes? Ma lasen sul selle neile anda. Eks? Hästi. Olgu, aga ma rääkisin. Ma tunnen end nii kuradi rumalana, aga ma tean, et see tuleb lapse kaudu, eks? Ma tean. Ma ei ole rumal, aga samas olen ka, eks? Ei, ära süüdista ennast, eks? Sa ei pea seda tegema. Ma üritan teada saada, kust laps pärineb. Tegelikult anti see mulle, aga ma tean, mida sa ütled. Olgu. Käti jääb oma loo juurde, et ta ostis lapse $100 eest. Tal on isegi seletus, kuidas tema kätte sattusid kellegi teise siseelundid. Kui kaua see tehing sinu ja Ashley vahel aega võttis? Kui kaua te Viiksel olite? See oli põhimõtteliselt kiire vahetus. Ma mõtlen, see oli lihtsalt, tead küll. Kui ma sinu juurde tulen, siis ma andsin rohkem edasi. Okei, nüüd, mul oli tegelikult see tekk-teks. Ja kõik muu. Ja ta ütles mulle, et ei, sa ei võta tekki. Õige. Nii et ma võtsin lihtsalt Keideni ja selle, miga ma arvasin olevat platsenta, endaga kaasa. Aga... Ausalt öeldes arvasin ma tõesti, et midagi on vaesti, sest see platsenta oli päris pagana suur. Ta ütles mulle, et see peaks olema piisavalt väike, et ma saaksin selle endale tagasi sisse panna ja teeselda, et kõik on korras. Detektiivid jätavad Kathy taas ülekuulamisruumi üksi. Seekord ainult tema isiklike asjade ja Jamie Stice'i pildiga. Kas ma võin uskuda, et sind ei ole enam? Ja mina olen selle kõige keskel ja mind süüdistatakse selles. Räägi temaga, Tom. Sa pead temaga rääkima, sa pead oma emale helistama, sa pead midagi tegema. Mind süüdistatakse täiesti kõiges. Kui sa veel elus olid, oleksid pidanud oma emale helistama. Ja mina ei võta millegi eest süüd enda peale. Sa parem helista kellelegi. Me teame väga hästi, et sinuga on kõik korras. Käti ei paista aru saavat, et detektiivid kuulavad iga tema sõna ja nad on kohe valmis talle uusi tõendeid esitama. Midagi, mida nad kogu aeg kahtlustasid. On ilmenud uusi asjaolusid ja ma ütlen sulle midagi, eks? Tõendid näitavad selgelt, et see on Jaami laps. Ja samuti näitavad tõendid selgelt, et sina oled see, kes selle lapse täna kaasa võttis. Mina ei võtnud seda last. Nüüd kuula mind korraks, eks? Kuule, me tegeleme sellega, eks? Kuula mind. Mina olen sina, mina ei teinud seda. Lihtsalt kuula mind korraks. Ma ei karju su peale.
ära karju mu peale, eks. Täidame selle sinu jaoks ära. me teame ka, et Jamie oli täna sinuga autos ja sa võtsid Jamie tema kodust peale. Kuule. meil on pealtnägijad, kes nägid, kuidas Jamie sinu autosse istus. Mike ja see hääl. Kuule. see polnud ainult Mike. Jenny teab, sa pidid täna Jamie peale võtma ja temaga Morgentowni tagasi minema. Ei! Jaa. kuula mind, me juba teame seda, me oleme seda juba kinnitanud, me kinnitame seda ja me kinnitame DNA abil, et see on Jamie laps, okei? Nüüd tuleb põhipoint, kuula mind, kallis, ma ei saa sind aidata, palun kuula mind, ma ei taha, et sa räägiksid, kuula mind, eks, meil on pealtnägijad. ja see pole ainult Mike, eks, sina võtsid ta peale, sina võtsid Jamie peale Potteril, see oli sul kokku lepitud. me oleme juba Jenniga ja kõigiga rääkinud. Sa pidid tagasi minema. Jamie pidi sinuga koos Morgentowni tagasi minema, okei? Me oleme Jamie'st rääkinud. Kuula. Ta lahkus koos sinuga. Me teame, et ta tegi seda. Sa tead, et ta lahkus koos sinuga, eks? Nüüd, siin on see, mida me peame tegema. Lase mul rääkida. Siin on see, mida me peame tegema. Nüüd peame selle koos läbi arutama, eks? Me peame selle koos läbi arutama. Ma tean, et sul on olnud raske elu. Ma ei arva, et sa oled halb inimene. Ma arvan, et sa olid meeleheitel inimene. Kas saad aru? Ja peamine asi, mida me nüüd tegema peame, on see, et me peame sellele perele selguse tooma. Kas saad aru? Ja me teame, kelle laps see on. Me teame, meil on pealtnägijad. See pole ainult Mike, see pole ainult Jenny, eks? Ja me teame, et sa ei öelnud midagi Jamie pealevõtmise kohta. Või et pidid peale võtma. Jamie, ära kuula midagi. Pidid kuulama, aga sa ei öelnud meile seda kunagi. Tegelikult pidid küll. Sa ei öelnud meile seda kunagi. Selge. Sa ei öelnud kunagi, ei, aga kuula. Me peame sulle seda ütlema, sest see on väga oluline, sest ta on nüüd kadunud. Ja inimesed nägid, kuidas ta sinuga autosse läks, kallis. Ja keegi pole teda sellest ajast saadik näinud. Detektiivid usuvad, et Jamie Stice on mõrvatud. Nüüd Kathy lugu muutub. Kuhu sa jätsid Jamie? Jamie läks autosse koos Ashley'ga. Jamie? Jamie läks autosse koos Ashley'ga. Jah! Kus Jamie läks autosse koos Ashley'ga? Ashley pidi ta tagasi koju viima. Ashley pidi ta tagasi koju viima. Oota nüüd korraks, kus see oli? Ma ütlesin Jamie'le, et Ashley oli ema ees. Kas Ashley võttis selle beebi Jamie käest? Okei, mõtleme nüüd. Ma ütlen sulle, see on tõsi, kui ma ei tea, kas see beebi on. Miks Jamie läheks autosse koos Ashley'ga? Sest ma ütlesin Jamie'le, et Ashley on minu sõber, kes viib Jamie koju ja kõik, sest ma tahtsin sinu juurde tagasi tulla. Kas sa siis plaanisid selle koos Ashley'ga? Mis? Jah. Me oleme kohal. Kas sa plaanisid seda koos Ashley'ga? Ei, ma ei teinud seda. Aga kus oli Jamie? Kuhu Jamie jõudis? Jamie oli minuga, kui... Olgu. Kui ma teda esimest korda kohtasin, polnud tal veel last ja täna tegin ma 2 korda seaduslikku asja. Ashley, mis on Ashley perekonnanimi, sest sa tunned teda paremini, kui sa ütled? Ma ei tea, mis tema perekonnanimi on. Olgu. Aga asi on selles. Probleem on selles, et pealtnägijad nägid Jamit sinu autos. Detektiivid on nüüd peaaegu 100% kindlad, et sellist Ashleyt tõenäoliselt ei ole olemas. Ashleyt ei ole olemas. Jah, Ashley on olemas. Tõesti, Ashley on olemas. Jah, Ashley on olemas ja on ka Jane. Kuidas siis sinuga on? Miks sa minu peale vihastad? Sest sina vihastad. Ma ei vihasta. Ära ütle mulle, et Ashley pole olemas. Ashley on olemas. Kuula meid nüüd, Kathy. Sa oled meile mitu korda juba valetanud. Miks me peaksime sind uskuma, et nüüd on olemas Ashley? Sa valetasid meile. Sa planeerisid selle? Ei, vaata, kuhu see välja viib. See viib kõik sinu juurde tagasi. Sest Liz Rice, ei, ma tahan, et sa vaataksid seda. Mind ei kummita tema. Ma tean, et ta on kadunud, aga ma pole talle mitte midagi teinud. Sa võtsid tema lapse, eks? Vaata teda. Tal ei olnud last. Tal on see. Jah, see on tema laps ja tal on ema, kes on surmani hirmul, aga oli õnnelik, et leidis endale lapselapse. Ja sa ei saa selline olla. Ma tean, et sa ei ole nii külmavereline inimene. Mina ka ei ole, aga sa ei räägi meile tõtt. Kuula, vaata teda. Las ma ütlen sulle ühte asja. Vaata teda. Ma vaatan Jamie't. Ta on ilus noor tüdruk. Ta ei ole enam siin. Kus ta nüüd on? Ta on siin. Kus? Ütle meile, kus ta on ja siis on kõik. Ütle meile, kus ta on ja siis on kõik. Kuhu sa ta jätsid? Sa
sa ei taha talle otsa vaadata, eks? ta just suri ja nad tegid ta majas korda. sa ei taha talle otsa vaadata. sa just läksid sinna poole. Tead mis? Kuidas Ashley teadis, et ta peab sinuga seal kohtuma? ta ei teadnud. ta ei teadnud, et ta peab sinuga seal kohtuma. ta ei teadnud. Kuula, Käti. Kathy. Me saame kõik teada ja me oleme juba enamiku teada saanud ja meil on juba piisavalt. Ashley on olemas. Detektiivid survestavad Kathyt. Kui Ashley tõesti eksisteerib, siis kus ta on ja kus on Jamie? sa ilmselt arvad, et maksid selle beebi eest, sest oled neile viimased mitu kuud, mil oled neid tundnud, raha andnud. ma tean seda nüüd. sa oled neile raha andnud. ma tean seda. ma tean, et oled neile raha andnud, nii et sinu meelest oled sa selle beebi eest justkui maksnud. Ja sina suudaksid sellele beebile parema elu anda kui tema, eks? Kas sina suudaksid sellele beebile parema elu anda kui tema? Tead miks? See annaks sulle parema elu. Sest see on elu, mida sa tahtsid. Aga Shane... Ja sa olid meeleheitel. Sa olid meeleheitel. Aga kuule, see on Jamie laps. Sest sa tead, et see on Jamie laps. Ütle mulle vähemalt seda. Sa tead, et see on Jamie laps, eks? ta oli. Sa tead, et see on Jamie laps, eks? Te kõik ütlesite mulle, et see on Jamie laps. Ei. Sul oli Jamie. Sa korraldasid kõik selleks, et saada Jamie laps, kallis. Aga ta istus autosse koos sinuga. Ta lahkus koos sinuga. Miks sa meile ei öelnud, et ta istus sinuga autosse? ma tean, et me kõik teeme seda. Me ei jõua nüüd tõeni, eks? Pinged hakkavad Katile mõjuma. Ta kaotab enesevalitsuse. Kas te üritate mulle mõrva vaela määrida? Te üritate mind maha suruda? Kes ütles mõrv? Kati, kes ütles mõrv? Sina ütlesid, et ta võib öelda, et ta on surnud. Ma ei tea. Korja kogu see neetud asi üles. Sa ei saa temast kõrvale hiilida. Ta ütles, et ta oli. Sina ütlesid, et ta on ikka veel elus. Ja. See oli sinu täpne sõna. Ta oli. Meie varutu aega. Kus sa ta jätsid? Ei aita. Miks sa teda ei jäta? Sa ei mängi sõrmega. Kuhu sa ta jätsid? Tahate, et ma valiksin koopiad. Annan teile assistendi. Kuulake. Astuge nüüd tagasi. Ma olen nõus. Ilma lase. Sa sülitad mulle. Räägid minuga. Pane suu kinni. Kathy, kuula ma. Nüüd ma ütlen sulle. Ei, kes sina oled? Kas see on? See rass, mida sa kasutad. Kas see on see, mida sa tahad? Et ma räägiksin edasi. Kas see on see, mida sa oled? Ole vait. Olgu. Kas sa hakkad rääkima? Kas sa hakkad rääkima? Kas te rääkisite Tidiga? Kas sa ütlesid talle? Ole vait. 1. Kas sa ütlesid talle? Mida sa kavatsed teha? Kallis. 3. Jää poisi juurde ja ma lõpetan rääkimise. Kas sa kavatsed meile tõtt rääkida? Ole väik. Kas sa kavatsed meile tõtt rääkida? Sa üritad mulle mõrva kaela ajada. Sa ütlesid, et oleks pidanud. Ta räägib kellelegi. Kas sa kavatsed meile rääkida? Ma rääkisin teile tõtt. Ma ütlesin, et ta oli elus ja terve koos meie abijõududega. Kuhu sa ta jätsid? Kuhu sa ta jätsid? Ma ütlesin sulle, et korteris, aga ta oli koos Ashley'ga. Näed, nüüd on asi teisiti, sest sa ütlesid, et ta oli elus ja terve, kui sa ta jätsid. Jah. Aga siis, kui sa ta pärast uuesti üles korjasid. Ta on elus. Ta on kogu aeg minu juures elus olnud. Kellis. Kas sa näed, kuidas kõik teised kahtlustasid, et see tuli sinu autost? Kust see tuleb? Ma tean seda, sest ma tean, mida sõrm teeb. Te kõik tahate mind selle eest maha võtta. Maha võtta? Mida sa mõtled? Aga kui me proovime sulle abi leida, jah. Nagu sa kogu aeg karjud. Aga kui me proovime sulle abi leida, tead mis? Kui sa mind aitad, siis ma kummardan ja suudlen su sõrme, eks? Sest ma tean, et mul on seda vaja, et... Sul on seda tõesti vaja. Lase meil sind aidata, jah. Nüüd kuula mind. Ma tean, et mul on abi vaja. Ma pean olema psühhiaatri osakonnas. Ma tean seda. Olgu. Nii et ütle meile, miks ma hull olen. Ma olen depressioonis. Mul on äkiline iseloom. Kathy arvab vist, et detektiivid muutuvad tema suhtes leebemaks. Selleks hetkeks on teda juba tunde üle kuulatud. Nii et detektiivid vahetavad taktikat. Tulevad uued ülekuulajad. Aga Kathy muudab ka oma käitumist. Ja varsti kohtuvad Kentucky osariigi politsei Ashley'ga. Kathy ei tea, mida ma teada tahan. Ei, ma tean küll. Ma tean, et sa tead. Aga kes selle eest kinni läheb? Mõlemad teie.
ei mingil juhul, pole kuhugi minna. mõlemad teie. Pole kuhugi minna. kui sa hoolid Kätist ja tahad, et ta abi saaks, siis kuula. kui sa hoolid Kätist. Noh, tema on see kurt. See juhtuski. Mind ei huvita. ma ei küsinud, kas sind huvitab, aga Käti hoolib. Tead mis, ma olen seda teinud. Ma olen nii hästi näidelnud, et nad kõik olid petetud. Kõik arvasid, et ma olen lihtsalt üks inimene. Aga mul oli see vihane pool. Ma petsin kõiki kuradima ära. jah, välja arvatud mina. Kuna sa sellest aru said, kuidas? Käti ütles mulle. Ei, ta ei öelnud. Ta ütles küll. Ei, ta ei öelnud. Ta ütles küll. Ta ei andnud kellelegi teada. Ma tean, et ta ei andnud. Käti, ta ütles mulle. Ei, ta ei öelnud. Kas sa oled kogu aeg siin olnud? Ja. Ta ei öelnud talle. Või mis? Jah, ja talle ei meeldida. Käti kõõg. Talle ei meeldida. ütle siis neile, Käti. Ütle meile, kus Käti? Käti teaks. Te peate mind lolliks. ma ei pea sind rumalaks. Käti on valetav sundkoguja, kes vandis üles see tanneks. sa võid helistada, kui tahad, nii et meid ei huvita. Kui meid ei huvita. Siis ütle sina talle. Mida sa julged minust arvata? Mida sa temast arvad? Sa juba ütlesid meile, et Käti on see, kes süüdi jääb, nii et ajame süü tema kaela. Kui me seda teeme, siis teeme seda õigesti. Ütle meile, kuhu Käti pani Jamie keha. Me viime ta vanglasse. Mul on peavalu. Aitäh. Oh, siin, see on minu. Ma olen lihtsalt nii õnnelik, et ta... Palun. Ütle meile, kuhu Käti selle pani. Käti on see, kes süüdi jääb. Kas see pole see, mida sa ütlesid? Mina meeldin sulle. Mind ei koti. Ma ei vihka seda. Mind ei koti. Asi minu juures on see, et mind ei huvita, kelle kaela ma selle ajan. Mind huvitab, mida sa minust arvad. Sest tõenäoliselt see, mida sa minust arvad, kogu see element ei olnud üldse sinust endast. Te kõik lahkute, jah. Me lahkume jälle. Ei, ma ei ole veel rääkimisega lõpetanud. Kuule, sa varastasid mu ära. Detektiivid otsustavad seda mängu mängida Kathy ehk Ashley'ga. Kui Ashley soovib karmimat lähenemist, siis nad teevad seda. Aga tundub, et Kathy soovib pehmemat lähenemist, sest 2 minutit hiljem vahetab ta jälle ümber ja on pisarates. Ma vannun ainult lapse elu nimel, võitlen sulle, mul on süüa vaja. Hästi, Käti, sina oled see, kellega ma tahan rääkida. Aita meil sind aidata, et see sind mõjutaks. Nüüd kuula mind. Lase ma räägin, mis mul on su auto väljas. Mul on su Toyota seal väljas. Tule tüüp. Ja see on täis Jamie verd. Okei. Kuule. Jimmy, mul on seal ka tema verised sõrmejäljed. Aga... Verised sõrmejäljed. Jamie verised sõrmejäljed. Ütle mulle, kus ma selle teeskleja asja võtsin. Jamie sõrmejäljed. Kes? Jamie. 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 Ta oli autos. Jaa. Ta on olnud autos. Ma ei saaks teda emaks kutsuda, kui ma valetaksin. Verised sõrmejäljed, eks? Mul on tema veri sinu autol. Jah, teen küll. Mina ei teinud seda. Ma lihtsalt pean üles leidma, eks. Leebem lähenemine näib toimivat
Käti tunnistab lõpuks üles, et Ashley ei eksisteeri. Ashley on lihtsalt tema sees välja mõeldud inimene, kes ilmub välja ainult siis, kui ta on vihane. Ma tahan sind nii väga aidata. Ma olen juba teel sinna. Teeme seda koos. Kas sa oled valmis? Olgu, sa oled Shelly juures. Sa kõnnid esiukse poole ja sul on laps käes. Jah, beebi. Õige. Nüüd lähme ajas tagasi, nii et grillipäev on 185. Kus ma tunnen selle keti ära? Bensiinijaama ümbruses. Oota, ta proovib, see tuleb, ta ütleb mulle. Ta proovib sind panna tõtt rääkima, kallis. Palun ära tee seda, palun ära tee seda, palun ära tee seda, palun ära tee seda, palun ära tee seda. Astu tagasi, astu tagasi, astu tagasi, astu tagasi, astu tagasi, astu tagasi. Palun! Ma ei taha, palun! Sa saad sellega hakkama, sa saad hakkama, kallis. Võitlen selles käbi. Sa oled temast tugevam. Tõmba ta tagasi sisse. Kumba sa tahad? Ma tahan seda, ema. Sina tegid seda. Kas sa oled nüüd õnnelik? Anu Find, ära väsita mind ära. Kas tõesti? Jah. Jah, sa lõpetasid selle. Millises bensiinijaamast ta on? Ära suulda neid, tervita mind. Ajan, ära tervita mind. Sa ei pääse temast lahti. Kas sa ei saa sellest aru? Sa võid igasuguseid asju rääkida. Las ma ütlen sulle midagi. Ta ei saa midagi sellist teada. Ma tahan, et ta teaks seda. Ta teab seda. Ta ei ütle sulle. Ta teab, et ta paneb end selle nimel kaalule. Ta ei ütle mulle seda. Pole mida, šeistuva on jaedeline. Oh, mu jumal. Hei, tere, väike tabunik. Tere. Helista. Tule tagasi siia. Räägi minuga. Ma saan sellega hakkama. Kas saad? Kas sa oled midagi saanud? Ei, ta ei ütle sulle midagi. Nad on seal väljas väikesel teel. Las ma ütlen sulle midagi. Ma tean, kuidas tappa. Ma tean. Ilma, et oleks mingit neetud pettust. Sa võid ikka edasi minna ilma lahkumata. Ossa kurat, mis iganes! Ma ei tea, kuidas sellest läbi tulla. Ashley ehk Kathy tunnistab, et ta teab täpselt, kus Jamie on, kuid ta ei avalda seda detektiividele. Me saime su kätte. Käti, sa kas? Käti on ainult jalgpallur. Kas sa saad tõestada, et ta on surnud? Kindlasti. Ei, sa ei saa. Kindlasti. Ei, sa ei saa. Sa ei saa. Kas sa arvad, et saad kellegi kogu sisemuse välja lõigata ja ta ei sure? No mõtle selle peale. Sul oli tema emakas. Sul olid tema munasarjad. Sul olid tema munajuhad. Kas sa tõesti arvad, et keegi suudab ellu jääda, kui tema kõht on lahti lõigatud ja kõik seesmine on eemaldatud? Ma mõtlen tõesti. Sa oled ju targem kui see. Seda tarkust jätkub sul umbes 5 minutiks. Umbes 5 minutit. Tema pidas kauem vastu. Kui kaua ta vastu pidas? Ei, paremini. Võib-olla 10 minutit. Aga tead, kui nad lihtsalt istuvad seal ja kõhivad niimoodi, siis see pole elu. See kõik on lihtsalt närvireaktsioonid ja kogu see veri, mis välja tuli. Ei joonud eriti palju. No, selles autos on palju verd. Ma ei tea. Kas sa lõikasid teda risti või lõikasid sa teda pikuti? Kas sa lõikasid teda risti? Või lõikasid sa teda pikuti? Ta ei olnud majas. Ei, ta ei olnud. Viljutus. See on beebi veri. Ma ei tea.
Kathy oli beebiga ja siis nad tabati, okei? Kus sa ta lõikasid? Kus ta oli, kui sa teda lõikasid? Teda ei lõigatud kuradi autos. Kus sina siis olid? Mis see siis? Kus sa olid, kui sa teda lõikasid? See on muidugi. Kus sa olid, kui sa teda lõikasid? Sa arvad, et Käti on nii armas? Mulle ta ei meeldi. Mulle ta ei meeldi. Ma ei salli sind kuradi ema. Ma ei salli kedagi. Mind ei huvita, mida te iseloomu kohta teate. Arva ära, mis? Ma tean, kuidas jama blokeerida. Tema ei oska näidelda. Kus sa olid, kui sa teda lõikasid? Sa ei ole oluline. See on oluline. Kus on sinu nimi? Võtke need asjad küljest ära. I'm done with you. Mine otsi mind üles. Ashley ehk Kathy on oma mõtetes enesekindel. Ilma laibata ei saa kedagi arreteerida. Aga me teame, et see ei saaks tõest kaugemal olla. Ma arvasin, et sa andsid alla. Andsingi, ma olen sinuga lõpetanud. Sa tead, kuidas sa ütlesid, et me ei saa midagi teha. Kuidas me ei saa ilma laibata midagi teha? Et mida? Me ei saa ilma laibata midagi teha. Te ei saa midagi teha, kui ma ei ütle teile, mida ta teeb. See mees siin valmistub sulle esitama süüdistust selle lapse röövimise ja selle naise mõrva eest. Kes selle õnge otsa läheb? Kes sinna läheb? Sina lähed, mina ei lähe. Nii et selleks, et sa saaksid end praegu aidata, Ashley, kui tema hakkab. Me esitame sulle süüdistuse. Tead, ma arvasin seda. Sa süüdistad kogu aeg Casey't. Tema teab, mis kõik on. Aga tead mis? Tema on see, kes paneb su vangi. Tema on see, kes esitab sulle süüdistuse. Sa ei taha minu uneajan hätta sattuda. Sa valisid minu. Sa valisid minu. Sa valisid minu. Oh, sa peaksid minema. Oh, sinuga on kõik. Me ei saa, ei. Ütle hüvasti oma lastele ja kõigele muule. Jäta oma laste ja kõige muuga hüvasti. Sinuga on kõik. Sa oled vanglast väljas, jah? Sa lähed vanglasse. Mind ei huvita. Tule nüüd. Kao minema kuradi värdjas. Ära murra mu vaimu. Ma murdsin oma vaimu. Sa parem ära mängi. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Kathy avaldab lõpuks detektiividele Jamie Stacey keha asukoha. 21-aastane leitakse järgmisel päeval metsast maantee lähedalt. Eelkuulamisel annab detektiiv Chadwin tunnistusi Jamie mõrva õõvastavate üksikasjade kohta. Ta ütleb, et Kathy viis Jamie sellesse metsaalasse kavatsusega ta tappa. Kathy Coy ründas Jamie Stacey elektrišoki relvaga, seejärel lõikas tal kõri ja randmed läbi. Detektiiv Wynn tunnistas, et oli ilmne, et Jamie laps lõigati temast välja, kinnitades, et Caden, nagu Kathy teda kutsub, on tõesti Jamie poeg. Juhtum saadetakse suure vandekohtu ette ja 1. juunil 2011 esitab Warreni maakonna suur vandekohus süüdistuse 5 punktis. Mõrv, 2 inimröövi süüdistust, asitõenditega manipuleerimine ja arreteerimisele vastupanu osutamine. Juhtumi tõsiduse tõttu taotlevad prokurörid surmanuhtlust. Aga Kati, Koi riiklik kaitsja tunneb muret vaimse tervise ja kohtukõlblikkuse probleemide pärast. 2012 aasta veebruaris tunnistab Kathy end inimröövis ja mõrvas süüdi, kuid teda peetakse vaimselt haigeks. Tema kokkuleppe kohaselt eemaldatakse surmanuhtlus võimalike karistuste hulgast. Järgmisel kuul mõistetakse Kathy eluks ajaks vangi ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Karistuse määramisel ütles Warreni maakonna ringkonnakohtu kohtunik John Grease, et see, mida Kathy tegi, oli tema sõnul tegutsev kurjus. Väidetavalt ütles ta talle, oma 30 aasta jooksul õigustöös pole ma kunagi näinud nii õõvastavat kuritegu. Kathy otsustas karistuse määramisel mitte sõna võtta. Kathy Coy kannab praegu oma karistust Kentucky naiste parandusasutuses. Mis puudutab Jamie Stacey poega, siis temast on nüüdseks saanud teismeline ja väidetavalt hoolitseb tema eest tema pärisisa. Aitäh, et meiega selles osas liitusite. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.